Ja, ma olen pärit siis mittekristlikust perekonnast. Minu vanem õde on kristlane ja tema kaudu ma jõudsin kogudusse. Kui keegi küsib, et kes su pere on, siis ma ütlen, et minu pere on mu ema, mu õde ja mu emees. Ja siis tihti küsitakse, et okei, aga et mis teema su isaga on või kus su isa on. Ja siis see ei tule tavaliselt väga tihti nagu esimestel vestlustel välja, ma pigem nagu see ei ole lugu, mida ma räägin nagu kõigile, mitte et ma kuidagi nagu häbeneks seda või ma ei taha rääkida, aga lihtsalt see on võib-olla liiga palju, et hoomata või kui inimene esimest korda mind nagu näeb või minuga tutvub, siis ei ole nagu võib-olla lugu, mida ma kohe räägin. Aga minu lapsepõlv oli selline, et nii palju, kui ma oma isa mäletan, siis mingitel hetkedel ta oli nagu hästi selline tore, ta mängis minuga. Ta oli nagu selline naljakas, aga pigem rohkem ma mäletan neid hetki, kus me olime kodus ja ma tundsin kogu aeg nagu sellist hirmu, sellepärast et mu isa oli vägivaldne mu ema suhtes ja mu õe suhtes. Ja ma arvan, et kui mu isa oleks ka jäänud nagu meie juurde, siis hiljem oleks ta ka nagu mulle kallale tulnud või füüsiliselt nagu vägivalda kasutanud. Ja mingisugused asjad on hästi-hästi eredalt nagu mul meeles, kui ma mõtlen oma lapsepõlve peale. Ja tegelikult ka üks selline suurimaid nagu tunnistusi või nagu pilte, mis Jumal mul on näidanud, on seoses sellega, siis milline nagu olukord meil kodus valitses. Ma olin 5-aastane ja ma läksin oma tuppa sisse ja ma nägin, kuidas mu isa kägistab mu õde ja mu ema on seal kõrval ja ta ei oska nagu mitte midagi teha. Ja mina nagu 5-aastasena jooksin lihtsalt sinna nagu oma isa ja õe vahele ja lükkasin oma nagu isa lihtsalt nagu toast välja. Nagu see ei make üldse sensi, kui ma olen nagu väike 5-aastane tüdruk ja mu isa on nagu suur mees. Aga aastaid hiljem, kui ma olin juba nagu päästetud ja me olime Livingstone'i laagris, siis pärast 4 tundi, kui ma olin küsinud Jumalalt küsimuse, et millal olid sina minu kõrval, kui ma seda ei teadnud, siis mul hakkas lihtsalt seesama pilt nagu jooksma, kus ma astun oma tuppa sisse. Ma tean, et ma olen see 5-aastane väike tüdruk ja ma näen seda sama olukorda, kuidas mu isa kägistab mu õde ja ma jooksen sinna. Ja siis sellel hetkel lihtsalt Jeesus seisab sinna nagu mu isa ja õe vahele ja lükkab mu isa nagu toast välja. Tegelikult kõik asjad, mis meie elus on, mida me oleme kogenud, mis meiega on juhtunud, kuidas keegi meile midagi on öelnud, et see mõjutab tegelikult seda, kuidas me hiljem nagu mingitele olukordadele reageerime, kuidas me tunneme. Ja sellel hetkel ma sain aru, et wow, okei, et tegelikult mul on nii nagu suur pagas mingis mõttes, mis on olnud nagu mul nagu väiksest peale, mida ma olen endaga kaasas kandnud ja ma ei ole aru saanud, kuidas see tegelikult nagu mind mõjutab. Ja ongi kas või nagu see, et ma olen pigem olnud alati selline hästi kartlik, Jumal on saanud seda täiega muuta, aga see nagu enesekindlus ja enesehinnangu teema on alati olnud selline hästi raske mu jaoks ja siis nagu ma saingi aru, et see on tegelikult hästi tugevalt seotud sellega, milline oli mu isa, kuidas ta minuga käitus, kas või see nagu et ükskõik, mis ma tegin, siis ta nagu kogu aeg ütles, et ma teen seda nagu valesti. Ma pesin nõusid valesti, ma kõndisin valesti, ma laulsin valesti, ükskõik, mis nagu lihtsalt kogu aeg oli see, et see on halb, see on vale. Ja siis edaspidi oligi see, et mul on tegelikult hästi selline tugev nagu perfektsionism või nagu ma olen perfektsionist, et ma tunnen, et ükskõik, mis ma teen, see ei ole kunagi nagu piisav ja mul on alateadlikult selline kuidagi mõte, et ma pean olema nagu täiuslik. Nagu mitte keegi ei saa olla täiuslik, aga ma tunnen nii tugevalt, et ma pean olema täiuslik. Mu isa läks meie juurest ära, kui ma olin 1. klassi lõpetanud, umbes siis. Ja ma mõtlen nagu, et kuidas see nagu võimalik on, et ta lihtsalt läks nagu minema. Et tagantjärele ma olen nagu näinud, et see on päris kindlalt nagu Jumala juhtimine, et lihtsalt kuidagi nagu ühel hetkel tundis, et ta peab ära minema, sest et ma ei oleks mitte kunagi jõudnud nagu Jumala juurde või nagu üldse kogudusse, sellepärast et kui ma ühe korra käisin oma õega kaasas kirikus, siis ta käis mu nagu ema ähvardamas, et kui ta kuuleb kuskilt, et ma olen nagu kirikus, et siis ta võtab nagu minu mu emalt ära. Ja tegelikult ma olen hästi palju tundnud nagu hirmu siis ka, kui ta ei ole nagu meie juures olnud, et ta tuleb kuskile nagu mulle järele ja ta nagu mingi röövib mu ära ja ma olen näinud nagu õudusunenägusid sellest, kuidas ta tuleb nagu mingi relvaga või mis iganes, sest et ta on ähvardanud nagu oma venda näiteks nagu ära tappa ja nende maja põlema panna ja nii edasi. Et mingis mõttes see on kogu aeg olnud nagu selline hirmus elamine. Kui ma sain nagu päästetud, siis see oli hästi tugevalt kogu aeg see teema, mis nagu emotsionaalselt ka mõjutas mind. Kui tuli mingi perekonna teema kuskil, ma nutsin kohe, sellepärast et minu jaoks oli nii valus see, et okei, miks mul on selline isa või miks mul ei ole sellist nagu nii-öelda täiuslikku pere või kui ma vaatasin oma sõprade isasid ja ma mõtlesin, et vau, et nad saavad nii hästi läbi, et aga miks minul ei ole.
aga kuidagi see on nagu läinud niimoodi, et ma arvan, et see on ainult nagu Jumalaga koos võimalik, et ma tegelikult saan vaadata oma elule tagasi ja ma ütlen, et ma olen nii tänulik selle eest, et mul on täpselt selline perekond olnud, sellepärast et see, milliseks Jumal on saanud muuta mind praegu, on nagu mingis mõttes ma arvan, et need asjad kõik, nagu need valusad asjad on mänginud hästi suurt rolli, sellepärast et need on kasvatanud mind, aga ma ei tea, kas nagu ilma Jumalata oleks võimalik olla kuidagi nendest nagu, et ma saan nagu lahti lasta nendest asjadest ja nii-öelda panna need nagu siis enda ja teiste kasuks tööle, sest et ma arvan, et näiteks nagu inimene, kes kunagi ei ole nagu nii-öelda tegelenud enesehinnangu probleemidega, tal on raske mõista teist inimest, kes tegeleb selliste probleemidega ja mul on nagu olnud tihti hea nagu kuidagi mõista neid inimesi ja julgustada neid ja rääkida sellest, millest mina olen läbi läinud. Ja ongi see, et lihtsalt Jumal on saanud nagu muuta neid asju ja ma saangi olla nagu tänulik selle eest. Nüüd, kui ma mõtlen nagu selle isa teema peale või üldse selle peale, millest ma olen läbi läinud, siis mul ei teki nagu neid emotsioone, et sellist kurbust ja võib-olla isegi nagu viha, sellepärast et Jumal on muutnud need asjad uueks ja kuidagi ma olen nagu hästi tänulik selle eest, mis mu elus on olnud. Aga tegelikult see on hästi palju muutnud alguses siis seda, kuidas ma nägin Jumalat või üldse mingitest asjadest ma olen võib-olla alles nagu hiljuti ka aru saanud, näiteks mul on olnud hästi raske uskuda seda, et Jumal saaks minu elus teha häid asju. Ma võin nagu üli palju uskuda seda, et Jumal teeb nende elus nagu asju ja Jumal tervendab, aga nagu ma ei suuda seda kuidagi enda jaoks uskuda ja võib-olla see on ka sellepärast tulnud, et minu maapealne isa ei ole kunagi nagu pakkunud mulle neid häid asju ja kuna öeldakse, et Jumal on ka nagu armastav isa, siis minu jaoks tekib seal nagu see error, et kuidas siis Jumal nagu mulle tahab midagi head. Me peame nagu mõistma seda, et kõik need asjad meie elus, mis on olnud, need mõjutavad meid, aga need ei ole tegelikult see, mis algselt Jumal on planeerinud meie elu jaoks. Ja me peame lihtsalt mõistma seda, et Jumal on meile parim isa ja ta tahab meile parimat ja me ei saa lasta nendel asjadel mõjutada seda või kuidagi maha teha seda, mis Jumal on tegelikult meile varuks on. Ja ükskõik, milline on olnud siis meie isa kogemus või millised asjad on meie elus olnud, lihtsalt me peame olema avatud Jumalale ja laskma talle ennast muuta.